Nii, ja järjekordne osa meie saame tuttavaks rubriigis, kuigi seekord ei ole otseselt vaja tuttavaks saada, sest Miia on esimene kardisõitja, keda me corneris päriselt hakkasime jälgima, kui me veel väga millestki ei teadnud, mitte et me praegu väga palju teaksime. Ja et seega täiesti tuttav inimene ja mäletan ka, et 2021 Aravete etapil esimene võistluskardivõistlus, mida me käisime vaatamas. Et esimene küsimus olekski võib-olla, et Miia, et kuidas nagu viimasel ajal läheb, et mis su tegevused ja plaanid on olnud? Viimasel ajal ma olen nii palju siis sõita proovinud, kui saab, või kui võimalused on siis, aga muidu ma olen kooliga tegelenud ja sõit on siuke pigem tahaplaanile jäänud, aga nii palju kui saab, siis käin. No kas sellised veits nagu vaheaastad on siis nagu tulnud, et kas on veel plaan nagu mingi aeg jälle nagu gaas põhja panna? Kui võimalusi tuleb, siis kindlasti, aga seda näitab tulevik. See on vist tegelikult ju päris selline keeruline äri, et kindlasti ju nagu soovi on, aga lihtsalt tegu on väga kulurikka spordiga, et kas siis teema on rohkem see, et kui näiteks mingi hea tiimidiil tuleb, et Eestikat, et siis jälle nagu hakata kuhugi kõrgemale ehitama? Meil mingid sõiduplaanid veel on, ma kindel ei ole, ma ei hakka neid praegu siin ütlema, aga pigem on siis et suured summad on ja sellega siis esimene kroskus ja päris paljudel. No see on väga tore, et sa ikkagi käid võistlustel osalemas, et sa ütlesid ise, et sa teed praegu üks etapp aastas, et kvaliteet, mitte kvantiteet. Me see aasta vaatame, kus me saame sõita, et kui saab, siis kindlasti lähme, aga näiteks ka hobikaartisõidus käia on väga äge, et minu arust see võistlus on ka hästi lahe, et saab nädalavahetusel tulla adrenaliini välja saada sinna võistelda. No see on esiteks aitäh ja see on selline klassikaline küsimus, et kui proffsõitja, kes on sõitnud nende masinatega, mida mina isegi ei kujuta ette, et millega te päriselt tegelete, et kui sa tuled hobikaardi võistlusele, et kas siis on et võtad vabalt, teed natuke pulli või kui visiir läheb pähe, siis on ikkagi tegelikult see instinkt on nagu sama? Minu jaoks isiklikult on pigem see, et ma võtan lõdvalt, tuled chillin nädalavahetusel, teen siin pulli, aga sõidus kipub ikka, kui läheb mingiks madinaks, siis läheb ikka asi tõsiseks ka. Ja praeguse seisuga siis natuke võidusõidu juttu ka rääkida, siis täna konkreetse ürituse osas, et meil oli mõlemal 64 kart, et minu selline võhiklik hinnang on see, et kuradi libe oli. Ma tunnetasin ka seda libedust natuke, aga mul kvalifikatsioonis oli siuke veidike halvem kart, ma ütleks, et see oli koos just libedam, aga ta ei käinud väga edasi, et sellega võrreldes oli ta nagu tipp-topp. Rääkisid ka, et praegu on kart natuke tahaplaani, et keskendud koolile, et mis su muud tegevused väljaspool siis kardimaailma üldse on? Väljaspool kardimaailma me oleme hakanud discgolfi mängima iga nädalavahetus, et nii palju kui võimalik ja muidu käime lihtsalt, naudime suve, ujumas, kõike mida saab teha. Kas discgolfis on ka kohe nagu mingi selline, et ikkagi tegu on profisportlasega, et kohe tekib mingi tunne, et ma pean siin nii kähku, et Sten Pentus ütles, et kui ta kutsutakse mingi, ma ei tea, laua jalgpalli sõprade juurde, siis ma pean kohe nagu kõige paremaks saama, et kas see on ka nagu selline tunne? No see on, ma arvan, iga sportlase see kompleks, et kohe on vaja kõige paremale ja emotsioonid lähevad nii lakke, aga eks mul on ka seda juhtunud, aga et ma olen isegi nagu ise olen algaja, nii et tegelikult ei tohiks lasta, aga need emotsioonid kipuvad küll minema siukseks, et nüüd läks halvasti ja enam ei taha minna, et pean kõige parem olema. Ja mitmendas klassis sa praegu või kus kohas koolid on? Nüüd ma liigun edasi 11. klassi. Ja siis veel pole see kõige tähtsam aasta, et aga kas on nagu mingit mõtet ka, et kui näiteks kardiga mingid plaanid ei teki, et siis kuhu nagu, mis eriala nagu edasi minna vaatama? See on kõige vastikum küsimus selles vanuses, ma tean. Ma olen siin mõelnud, aga see kõige huvitavam praegu ongi see discgolf, et see on siuke rahulik iga nädalavahetusel käia ja teha, et ei ole siukest pinget ajal. Aga kui võimalused võimalduvad, siis ikkagi jääks mootorispordi juurde. No me kindlasti loodame ka, et sa jääd ja sellised lõppu alati sellised klassikalised küsimused ka, et
kui me rääkisime siin hobidest, discgolf on üks hobi, aga siin sellise melomaani või muusikafännina, et pean alati küsima, et missugust muusikat sa kuulad, mis su lemmik lauljad, bändid on? Ma alati vihkan seda küsimust, kuna minu arust on nagu nii teistsugune muusikamaitse kui teistel, aga ma kuulan suht paljusid stiile, aga kõige rohkem siis on siuke tümps, siuke DNB ja siis on räpp pigem. Kes su lemmikräppar on? Ma hetkel on Jake Paul. See on ka väga-väga hea valik. Ja mis su lemmikfilm on? Lemmikfilm? Või sari, mida sa vaatad? Filmiks, ma arvan, Interstellar. See on siuke minu arust kunstiteos, et see meeldib mulle hästi. Väga hea valik, et Christopher Nolan kindlasti võiks ka võidusõidufilmi teha, et ma arvan, tuleks päris hästi välja. Ja kas on, et ma saan aru jah, et nagu otseseid plaane praegu ei ole, et lihtsalt ongi nagu võtta see suvi nagu vabamalt, aga kas mingile sellisele suvalisele kardiüritusele võib see suvi siin veel teha? Võimalik, aga jällegi ma ei saa kindlalt öelda, aga ilmselt ühele etapile lähme. Igal juhul ma loodan, et üht või teistpidi sa jätkad sellega tegelemist ja jätkuvalt elame sulle Corneris kaasa ja aitäh selle intervjuu eest. Aitäh.